29. novembril kogunes Tondiraba jäähalli Keskerakonna kongress, et otsustada, kas erakonna esimehe kohal jätkab Edgar Savisaar või antakse koht Kadri Simsonile. Keskerakonna juhatuse kokkusaamisel osales üle pika aja ka erakonna liider Edgar Savisaar, kes on olnud tervislikel põhjustel pikka aega erakonna juhtimisest eemal. Jäähalli jahedes hoones peeti kõnesid nii kaua, et osa kongressil osalejad otsustasid joped selga ja sallid kaela panna. Telekanal Lites intervjueeris kongressil osalenud Valeri Korbi ning palus kommenteerida toimunud kongressi. No ma usun, et sellest kongressist oli palju räägitud, ei ole mõtet vist väikses niisuguse teie intervjuus rääkida sellest, mis ja kuidas toimus, aga ma usun, et päris oli niisugune pingeline töö ja need asjad, mis olid tehtud erakonnas varem, nüüd nagu revideeritud ja muidugi olid uued ettepanekud tehtud selleks, et minna edasi ja ma usun, et paljudele ajakirjanikutele ja need, kes tegeleb poliitikaga, on mille peale mõelda. Nii et Keskerakond läheb edasi ja tõesti ma mõtlen, et see oli 15. kongress, aga ta oli, omapärasus oli sees, nii et ma usun, et kõige suuremad asjad toimuvad pärast kongressit edasi. Põhikiri oli muudatus tehtud, mitte kõik ju toetasid selle muudatused põhikirjast, aga sellest võib rääkida edasi, kui me juba näeme, pärast natukene võtab aega selleks, et kõik võtta kuskil paberi peal lugeda ja siis ma võib-olla võiksin kommenteerida need punktid, mis tulid uued ja mis säivad vahetada. Teie kui vanem ja kogenud Keskerakonna liige, kuidas teie näete tulevikku? No ma ütlen, et ta on niisugune helle ja päris tõesti need inimesed, kes mõtlesid tulevikus ja ma usun noorem põlvkond, mind vist ei saa rääkida, et ma olen noorem põlvkond, aga ma usun, et ja ma siiralt toetan neid inimesi, kes tahaksid erakonnast muutusid ja usun, et see läheb kõik hästi, sellepärast, et ma pole kuulnudki, pole rääkinud ühe inimesega, et need, kes ütleme ei toeta, võib-olla Edgari Savisaaret, tänase päeval ma mõtlen nagu erakonna esimest, ütleme oma tegudest või mõttedest või selle tulevikust, aga ma pole ühtki inimest kuulnud, ütleme minu kolleegidele, et ta ütleb, et ma tahan minna Keskerakonnast. Vastupidi, me tahame tööd teha, me tahame, et Keskerakond liiguks edasi ja ma usun, et need suured protsendid, mis ütleme meile räägivad teadlased, kui uurivad seda inimeste arvamust, et need protsendid lähevad üles ja Keskerakond tõesti on suur erakond ja erakond, mis peaks rohkem tegema selleks, et Eestis läheks kõik hästi.